tere, kallid ürgaeguja sõbrad! Teeme siia jaanuari lõppu veel ühe kiire jaanuari lõpu taroskoobi. Aga enne võtame ühe üldise sõnumi kõikidele siia jaanuari lõppu. Mida siis tasub veel jaanuari lõpus tähele panna? Sel ajal, kui mina siin segan, kindlasti vaadake, et teil oleks vajutatud like ja subscribe nuppu. Ning iga päikesemärgi kohta tuleb link alla tema ajale. Mis siis toob jaanuari lõpp veel meile kõigile? Toob teadmisi, et tasub jälgida oma intuitsiooni. Pange tähele kõiki kokkusattumusi ja märgake, kui kõrgelt te tahate lennata. Kulilised lendavad väga kõrgelt ja näevad maailma teise pilguga. Samuti on nad sõnumitoojad vaimude ilmast. Ühesõnaga, jaanuari lõpus pane tähele kokkusattumusi ning usalda oma intuitsiooni. Siis sa lähed õiges suunas, sinna, kus sa pead ja sinna, kus sa tahad. Kohtume varsti. Tere, kallid jäärad! Teie jaanuari lõpp kulgeb igakülgse õppimise ja uurimise tähe all. Sa peate tegema endale asjad selgeks, et olla valmis tulevasteks võimalusteks ja võimalused tulevad kindlasti. Ning nende avanedes tuleb sul neid kaaluda kainelt. Kindlasti mitte sukelduda pea ees mõtlematult lainetesse. Ja kui sa oled otsustanud, oma valikut teinud, need ratsionaalselt ellu viinud, on ootamas suur auhind. Sa teenid välja oma kindlustunde ja külluse. Ning loomulikult tasub seda küllust ka teistega jagada. Nii kasvatad seda veelgi. Tere, kallid sõnnid! Teie olete jõudnud mingi projekti või elutsükliga lõppu. Nüüd saad nautida tulemust, seega naudi. Sa oled selle ära teeninud ning ära karda, keegi ei saa seda sinult võtta. Kuid millegi lõpp tähendab alati ka millegi uue algust. Uued võrsed ootavad juba oma aega ja üritavad pinnale trügida. Alusta uut elu, väljakutset ja tee seda täie pühendumuse ja kirglikkusega. Ja kui elumere lained selle uue ja kirgliku projekti peale üle pea kokku löövad, siis võta hoog maha, astu kaugemale ja vaata, mis labürindis sa oled. Pilk eemalt annab ülevaate ja sa võid jälle rahulikult edasi tegutseda. Tere, kallid kaksikud! Jaanuari lõpus jätkake õppimist sama hoolikalt kui siiani. Sellega oled õigel teel ning ära heitu, kui tulemused ei tule kohe. Sa oledki alles õppimas ja kogemas. Sul on vaja vaid rahulikult ja tasakaalukult laduda üles see vundament, millele hiljem oma impeeriumi rajad. Ja oma kogemuste ja teadmiste kasvades, üha rohkem iseennast usaldades, leiad ja astud sellele iseendale olulisele teele. Sa oled oma impeeriumi ehitamiseks võimeline, usalda vaid ennast. See on sinu võti. Tere, kallid vähid! Teil on loovuse tegutsemise aeg. Ära jää malbelt oma troonile istuma, vaid mine ja tegutse. Mida kirglikumalt suhtud asjadesse, seda paremini need toimivad. Siiski, see ei tähenda, et sa ei saaks kasu ka sellest, kui vahepeal veidi hinge tõmbad. Tööd üle vaatad ja sealt mitte vaja minevad välja sorteerid. Kui sa oled selle kirgliku tegelemise ja mittevajaliku välja sorteerimisega edukalt hakkama saanud, saad tunnustuse osaliseks
ja võid seda edasi ka teistele õpetada. Vastasel juhul muutu tupsakaks, kuruks, keda keegi tõsiselt ei võta. Tere, kallid lõvid! Teil on jaanuari lõpus aeg, kus sa pead jälgima, mida sa ütled. Oled küll valmis tegutsema ja see on hea, aga talitse oma tulisust. Muidu juhtub nagu ütluses, hakkad oma sõnu sööma. Ja kui sa suudad ennast oma tegudes tasakaalus hoida, siis on väga hea aeg millegagi hakkama saamiseks, oma unistuste reaalsusesse toomiseks. Ja luua sa saad. Ideedest puudust ei ole, kuid siiski, nagu ma alguses ütlesin, jälgi, kuidas ja kuhu sa oma energia suunad, et see ei muutuks liigseks ja peale tükkivaks ning lõpuks lõikuvaks. Tere, kallid neitsid! Olete oma käitumis- ja tegudega kogunud omale arvestava varanduse. Aga kui sa hakkad seda vaid endale hoidma ja muutud ihneks, võib see sinu moraalitunnetust hakata mürgitama. Seetõttu tasub sul edasi minna küll julgelt, aga siiski ettevaatlikult, et sa ei paneks laviinina jooksma midagi sellist, millega sa hakkama ei saa. Võib juhtuda, et pead viibima eraldatuses, aga võtta seda siis kui võimalust vaadata asjadele otsa ja leida uut jõudu ning otsustavust oma plaanidega edasi minna. Suunama fookust. Tere, kallid kaalud! Olete tulnud läbi katsumuste ja kogunud tarkust ja kogemusi. Edasi minnes on sul olemas hea pagas, et saada hakkama ükskõik millega. Kasuta seda elukogemust targalt. Ära lange pealiskaudsuse lõksu ning kindlasti jälgi olukordi ja investeeri oma energiat sinna, kus see raisku ei lähe. Võid saada mõne hea sõnumi või kutse iseenda sõnumite või mõtete avaldamiseks. See loomulikult võib kaasa tuua hirmu läbikukkumise või tagarääkimise ees, aga ära lase end sellel takistada. Sa oled piisavalt kogenud ja teadlik oma soovidest. Sukeldu neisse. Tere, kallid skorpionid! Olete jõudnud või jõudmas eesmärgile. Oled saanud kogemuse võrra rikkamaks ja ees seisavad uued väljakutsed. Ja nende väljakutsete sõjahüüd ei tohiks sind kuidagi hirmutada. Ja uued väljakutsed tulevad ootamatult. Kui hoiad kainet pead nendega toime tulemusel, siis tuleb ka edu. Kuid arvesta, et kõik on sinu enda kätes. Sul on kõik võimalused ja oskused olemas ja käeulatuses. Kuid nagu ma juba ütlesin, hoia pea selge, tahe kindel, siis teekond edasi on lihtne. Praegu on vaja tegutseda, usaldades oma oskusi ja korralikult läbi mõeldes oma edasine suund. Tegutse! Tere, hamburid! Teie uute soovide leek kutsub uutele seiklustele. Äkki uus eesmärk, millele pühenduda? Aga ole endas kindel. Kindel selles, millele sa tähelepanu ja energia pöörad. Et see projekt oleks ka parim. Ja kui oled õige valiku ja suuna võtnud, siis suudad sellega reaalsuseks muuta. Luues uusi tutvusi ja kindlustades vanu. Kasuta ning naudi seda tasakaalu ja saavutuse hetke täiega ja mõnuga. Kuid ole valmis ka ootamatusteks, nii headeks kui halbadeks. Olenevalt sellest, kuidas sa oled ise käitunud, ega sa pole üleolev või kellegile liiga teinud. Kui mitte, siis on tulemas üllatavad pöörded. Tere, kaljukits! Oled jaanuari lõpuks sattunud haamri ja alasi vahele, ega tea, kuhu poole minna või kellele vastu astuda. Ega polegi muud kui otsustada, kuidas lõpetada selline keeruline olukord. Ja kui sa oled omale selgeks teinud, milles sa olla ei taha ja kuidas sellest väljuda,
oled valmis vastu võtma uued väljakutsed ja tooma midagi uut valguse kätte. Ja see uus tuleb loovalt ja intuitiivselt, toob rõõmu ja küllust. Kuid tasub luues oma impulsiivsusega piiri pidada, et liiga vara vilju nautima ei hakka. Tegutsema oskusi kasutades ja kiirelt, ära jää mugavustsooni. Liiguta ja loo ja liiguta. Tere veevalaja! Sul on praegu väga oluline kõik oma sammud ja otsused väga hoolega läbi mõelda, et keegi ega miski sulle nuga selga ei lööks. Ära lase endale pähe istuda. Ja kui sa oled ennast hoolega mõeldes, kaaludes, otsustades, jälgides sellest keerulisest hetkest läbi toonud, on sinu jaoks maailm valla. Ära anna alla, ära karda. See tee, mille oled valinud, on õige. Astu edasi. See keeruline ja raske aeg saab mööda. Tere kalad! Teie olete omas elemendis. Tunned end hästi ja tahad maailmale tagasi anda, luua paremat tulevikku. Astu julgelt edasi ning pea meeles, mida rohkem sa annad, seda rohkem sa saad. Hakkad juurde õppima, kuidas veel paremini oma elu eesmärki täita. Kuid sa teed seda üksi, aga ära siiski liigselt endasse sulgu. Sealt ei ole võimalik lõputult tarkusi avastada. Nähes oma võimalust, suuna oma kogutud teadmised ja tarkused hoolsalt oma tegevusse. Sul on üllas eesmärgid, kuid jälgi, et sa oma tegevustega üle võlli ei lähe.